kõigepealt ja siis Ain küll räägib pärast teda, et ettekande teemaks on siis või küsimuseks täna on, et kas meie kliima on muutunud sajusemaks ja tuulisemaks. Ja ma palun Jaagumile kõigepealt ise tutvustada ja asuda siis ettekande alla. Et meil on ka, filmime seda ettekannet, et pärast oleks ka järelvaadatav veebist, et siis teate sellega arvestada. Aga palun. Suur tänu. Mina olen töötanud Tartu Ülikoolis geograafia osakonnas ja kliimatoloogia ongi minu erialaks, nii et mina õpetan tudengitele meteoroloogia ja klimatoloogiaga seotud õppeaineid ja teen selles valdkonnas või olen teinud ainult teadustööd. Jah, kui ma huvi tekkis, et niisugusel teemal esineda ja seda ma ka lubasin, siis ma vaatasin järele, et tegelikult vähem kui 2 aastat tagasi ma olen siin samas vähem samal teemal rääkinud, võib-olla mõni oli sellel ajal ka juba siin, nii et sellest mõttes ma natukene nagu ehmusin ära, et võib-olla võib tulla siin ette mingisuguseid kordusi, aga ma püüan seda nüüd natukene teadlikult ka vältida. Me oleme siis plaaninud niiviisi tegutseda, et alguses räägin mina, mingisuguse niisuguse pealkirja panin, kuigi see võib-olla ei lähe päris kokku selle välja kuulutatud pealkirjaga. Alguses räägin mina võib-olla natukene üldisemalt kliimaasjadest ja siis Ain Koll, minu hea kolleeg, räägib natukene detailsemalt. Tema on pikaajaliselt uurinud just nimelt tuulekliimat, tuule energeetilisi ressursse ja ma teaks, ma päris õieti ütlen, aga ilmselt ka enamiku või peaaegu kõikide Eesti tuuleparkide niisugune tuuleressursi hinnang on siis tema poolt koostatud. Aga kui nüüd teha mingisugune äkiline algus, siin tuleb juttu paljudest, palju tuleb igasuguseid graafikuid, palju tuleb siia ette tabeleid. Alustaks selle Ain Kallise aegrea näitamisega, kusjuures siia on siis nüüd sisse tõmmatud niisugune parabool või teist jätku polünoome. See on siis üks kliimarida, Tõraveres mõõdetud summaarse kiirguse aegrida. See on siis kogu see kiirgushulk, mis maapinnale on jõudnud nii otse kui hajuskiirgusena. See kajastub seda, kuivõrd muutlik on see näitaja, kuivõrd erinevad on aastad, võib-olla isegi aastakümned üksteisest, kui suured niisugused pikaajalised kõikumised on esinenud ja Ain Kallise interpretatsioon sellele graafikul oli muidugi see, et see vaatused algavad 1955, et järjest nagu hakkas päikest vähemaks jääma, nii nagu see nõukogude aeg hakkas oma igaviku teele lähenema, käis kõik see asi allamäge . Ja näete siin 1980-ndate alguses oli niisugune aeg, kui seda väikest siin on siis megatšaulides ruutmeetri kohta aastas kiirgussumma. Olid need väärtused olid ikkagi päris väikesed, aga siis kui see eelpool mainitud sündmus ära toimus ja Eesti Vabariik siis taasiseseisvus, siis hakkas tasapisi jälle väikest rohkem olema. Nii et tema nii nagu kõiki asju näeb üsna hästi läbi huumoriprisma
Aga kui me võtame selle joonise ette ja hakkaksime nüüd seda nii-öelda ajas siis ühest küljest tahapoole kerima ja teisest küljest nii-öelda ettepoole mõtlema, et kuidas need muutused edasi võiksid olla, siis muidugi on niimoodi, et ei ole kuidagimoodi võimalik hakata seda niimoodi või on võimalik, aga see ei vasta tegelikkusele, et ega siin asi veel parem ei olnud ja ega tulevik veel ka palju päikselisem ei pruugi olla, võib ka päris kindlasti öelda, et ei saagi olla. Venitan siis seda aegrida natukene pikemaks ajas. See ei ole nüüd mitte kiirgussummade endi niisugune aegrida, vaid siin on siis päikesepaiste kestus, mida mõõdetakse tundides, mida on mõõdetud heliograafiga, selle klaasmunaga, mis siis heliograafi lindile põletusjälje jätab ja see Ain Kallise nimeline aegrida, see siis siia niimoodi, sellesse tsüklisse, nii et maksimumiga 1950-ndatel ja miinimumiga siis 80-ndatel, aga kui me vaatame ajas tagasi, siis tegelikult päikesekiirguse kõikumised on olnud vägagi suured, palju suuremad veel, näiteks 1920. aastad olid väga pilvised ja sajused aastad. Eesti Vabariigi esimene kümnend või see esimene pool, kui olid põllumajanduse jaoks ikkagi üsnagi ebasoodsad aastad. Või siis paistab, et maksimum jäi siis siia 1940. aastatele, kui päikest oli palju rohkem kui hilisemal ajal ja siin vist viimased 2 suve siin ei kajastu, aga niisugused võnkumised on ilmastikule vähemasti meie alal täiesti iseloomulikud niisugused pikaajalised võnkumised ja eks niisugusi graafikuid näitan täna veelgi, aga siit võib tegelikult välja lugeda seda, et ilmastikule või kliimale üldisemalt ongi see muutlikkus iseloomulik ja need jutud, mida mõnel pool võib-olla vanemad inimesed räägivad, et nende varasemas ajas või noorusajal võisid need ilmad mingil aastaajal hoopis teistsugused olla või oluliselt teistsugused, et sellel võib olla ka reaalsuses niisugune tõepõhi all. Sõltuvalt eelkõige muidugi atmosfääri tsirkulatsiooni olukorrast võib üksikutel aastatel, üksikutel aastakümnetel olla päris erinevad need ilmaolud ja ma arvan, et meie enamikus vast mäletame 1980. aastat, kui oli ikkagi väga vihmased suved, väga suured sademete hulgad. See oli siis niisugune nagu sissejuhatav jutt ja nüüd ma läheks siis selle juurde, selle ettekande juurde, mis siis nagu täna tahaks rääkida. See põhineb üsna konkreetselt ühel äsja valmis saanud artiklil koos kaasautoritega, kus on siis vaadeldud trende, ühelt poolt trende, see on siis pidevaid suundumusi ja teiselt poolt siis režiimi nihkeid, äkilisi muutusi kliimanäitajates ja samuti ka jõgede äravoolu andmeid sai kasutada, nii et kolleegid Toomas Tamm ja Arvo Järvet siis analüüsisid ka seda, kuidasmoodi need muutused, mis on olnud atmosfääri tsirkulatsioonis ja ilmastikus, et kuidas nad on kajastunud siis jõgede äravoolus Eesti andmetel. Tahtsime siis neid analüüsida ja see oli siis selle kunagise Kesta projekti raames siis, nii et tegelikult see projekt ise on juba mitu aastat tagasi ära lõppenud, aga siis nagu edasi veel analüüsisime neid asju ja täiendasime aegridu ja nii. Mis oli siis kasutada? Niisuguse ühtne aegrida siis
1951 kuni 65 sai kasutatud. See on see periood, mille kohta on olemas üsnagi head, üsnagi võrreldavad ehk homogeensed andmed mitmete näitajate kohta, nii et me tahtsime, et see aegrida oleks võimalikult pikk ja sealjuures hea kvaliteediga. Esimeste parameetrita võtsime kasutusele atmosfääri tsirkulatsiooni mitmesuguseid indekseid, sest me teame, et suurem mõõtmine atmosfääri tsirkulatsioon on tegelikult see tegur, mis määrab ära põhilises osas ilmastikku meil üksikutel aastatel. Ja siin on need lühendid, need tähistavad niisuguseid tsirkulatsiooni olukordi, kus need indeksid on siis erinevate piirkondade õhurõhkude järgi arvutatud. Kõige tuntum vast on siis Põhja-Atlandi oscillatsioon ehk inglisekeelse lühendiga NAO, mis sisuliselt näitab numbrilisel kujul läänevoolu intensiivsust, mis kulgeb parasvöötmes Atlandi ookeanilt Euroopa kohale. See üldine läänevool, mis suuresti määrab meie ilma ära, eelkõige külmal poolaastal. AO, see on siis Arktika oscillatsiooniindeks, mis on nagu natukene üldisem, kirjeldab seda üldse selle nii-öelda ümber polaaralade toimuva läänevoolu selle nii-öelda tsirkupolaarset tsirkulatsiooni, nad on omavahel üsna heas korrelatsioonis ja need järgmised lühendid, need on võib-olla mõnevõrra spetsiifilisemad, mis ka mingil määral kirjeldavad õhurõhu ja õhuvoolude olukorda ka meie alal. Aga nende nagu mõju on märksa väiksem ja nendega nüüd nii häid tulemusi ei saa. Nii et siis see oleks siis üks niisugune näitajate rühm. Edasi tulevad siis kuu keskmised temperatuurid ja sademete hulgad. Sai valitud siis 12 jaama, kus on kõige üle Eesti, nii et kõige esinduslikuma tulemuse sellest saab. Need on siis need peamised kliimanäitajad. Lisaks võtsime siis Eesti territoriaalsed keskmised sademed, mis kunagi sai siis rehkendatud, mis on nagu võib-olla kõige üldisemaks sademete näitajaks siis lumikatte ja jõgede äravoolu moodul. See ei ole mitte lihtsalt see äravool, mis mõõdetakse siis jõe ristprofiilil, vaid äravoolu moodul või inglise keeles siis specific runoff, see on see, mis väärtus, mis on jagatud ära valga pindalaga. Selles mõttes on, et need väärtused on nagu võrreldavad. Mõnel jõel on suur valgra ja seal on äravool muidugi ka palju suurem ja teisel väiksem, aga kui need äravoolu näited on jagatud siis valga pindalaga, siis on nad nagu selles mõttes täiesti võrreldavad. Nii suured jõed kui väikesed jõed. Niisugune kaart sai siis sinna artiklisse pandud, kus on ära toodud need ilmajaamad nende punaste täppidega ja on ära toodud need hüdromeetria postid, kus siis seda äravool on mõõdetud ja nendega koos on siis näidatud need valglad, mis jäävad siis nendest postidest ülespoole. Ja erineva intensiivsusega värviga on siis tegelikult näidatud seda, et selle äravoolu mooduli keskmised väärtused on erinevatel valglatel või erinevates nendes postides mõõdetuna erinevad. See kõige väiksem väärtus tegelikult see on nii hele sinine, mis on näiteks siin Emajõe piirkonnas ei paistagi välja. Nii et me saame ühe kõrvaljärelduse sellest joonisest teha sellise, et seal, kus on need tumedamad alad, sealt tegelikult vett voolab ära rohkem ja seal, kus on vähem tumedad alad, nagu siin ütleme Kagu-Eestis, seal valgla ühikult vett jõkke jõuab vähem ja ilmselt infiltratsioon on suurem ja siin üks
maksimum üldse kõige suurema näitajaga see Sämipost Kunda jõel, see ilmselt näitab väga tugevat põhjaveelist toitumust. See tähendab, seal on siis, kus siis Pandivere selle kastiplatoo servast tuleb hästi palju, sealt tuleb vett hästi palju, jõkke suhteliselt rohkem kui teistelt aladelt. No siin on toodud ka need peamised näitajad jõgede kohta, noh, ka siit palju midagi nüüd ära ei näe, see on siis pindala, aasta keskmine äravoolu moodul on siin maksimumidega siis Kunda jõel ja Lõve jõel Saaremaal. Ja kõige väiksem on ta Narva jõel, aga noh, Narva jõe see valgla jääb ju suuremas osas Vene Föderatsiooni territooriumile ja noh, seal ilmselt ka sademete niisugune hulk on mõnevõrra väiksem. Standard hälve ja aastane maksimum miinimum, noh siin võib kui niimoodi kiiruga pilk üle heita, siis need aastad siin on kõik ajaloos teada olevad kõige sajusemad aastad, alates altpoolt siis 1962, 78, 81, 90 ja 2012 siis viimasena. Need on siis nii-öelda rekordilised väärtused maksimumi poolel ja rekordilised siis minimaalsed väärtused nende samade mõõtmiste järgi. Näete, et erinevates kohtades on see erinev. No sai siis kasutatud, kuna enamasti me ei saa eeldada, et need andmed on normaaljaotusega, selle tõttu siis tavaline trendianalüüs sai tehtud Mann-Kendali testi abil, mis on klimatoloogias üsna tavaline või laialt kasutatav niisugune suhteliselt jäme trendide analüüsi hindamise võimalus, mis annab usutavaid tulemusi, siis tõusukordaja arvutamiseks on selle puhul siis olemas üks Senni meetod ja siis režiimi nihked, nagu aegreas sai tehtud kindlaks režiimi nihked ja selleks saime kasutada ka suhteliselt kõige lihtsamat seda meetodit, lühendina STARS, seda tuntakse ka siis selle väljatöötaja nime järgi, et see on Rodionovi test. Ja lihtsalt öeldes tähendab see seda, et selle testiga siis järjest jagatakse aegrida pooleks ja hakatakse vaatama, kas need kaks erinevat poolt on üksteisest oluliselt erinevad oma statistiliste näitajate poolt. Ja kui siis see mingite aastate vahel see avaldab, siis see annabki see nii-öelda hüppe tehakse kindlaks siis ja määratakse ja selliseid hüppeid aegreas võib olla mitu. Seal on muidugi mitmeid parameetreid, millega saab seda testi nii-öelda tundlikkust ühele või teisele poole säädida. Ja siis olulised trendid ja režiimi nihked 95%-lise tõenäosus tasemel said siis välja toodud. Sai ka arvutatud korrelatsioonid nende üksikute näitajate vahel. Ja nüüd siis tulevad tulemused, mis on esitatud tabelite ja jooniste kujul. Võib-olla ei ole nagu mõtet niimoodi neid ka esitada, aga ma lihtsalt selle tabeli nii-öelda najal hakkan siit siis välja otsima niisuguseid tulemusi, mis nagu on olulised, mis nagu midagi ütlevad. Arktika oscillatsiooni indeks ja siin on siis kokku 4 erinevat tüüpi Põhja-Atlandi oscillatsiooni indekseid ja kui need 2 esimest on siis arvutatud ilmajaamades mõõdetud õhurõhu järgi, see on siis Lissaboni ja Gibraltari ühelt poolt ja teiselt poolt siis Islandi õhurõhu järgi ja need 12 on siis leitud erinevat moodi kasutatuna peakomponentide analüüsi tulemusena ja põhiline järeldus või kõige olulisem järeldus meie jaoks on see, et samad Põhja-Atlandi oscillatsiooni indeksi väärtused, need omavad statistiliselt olulist
positiivset tendentsi ja see näitab siis numbriliselt ära, kui palju on see muutus olnud selle 65 aasta jooksul. Ja summeerituna siin siis terve talve poolaasta kohta kõik need näitajad näitavad niisugust tõusutendentsi, mis teisiti öeldes tähendab seda, et selle uuritava perioodi jooksul, 65 aasta jooksul, on talvel see läänevool muutunud oluliselt intensiivsemaks, et Atlandi ookeani mõju ilma kujundajana Euroopa aladel meil samamoodi talvel on ilmselgelt tugevnenud. See, et siin juunikuu sees ja suvel ta on nõrgemaks jääd, see ei oma võib-olla nii suurt tähtsust, sest see suvine näoindeks ei korreleeru kuigivõrd nende ilmastiku või kliimanäitajatega Eestis. Nii et tegelikult see on kõige, mis ma nüüd ütlesin, on kõige olulisem niisugune muutus, mis selle aja jooksul atmosfääri tsirkulatsioonis on toimunud. See on see Ida-Atlandi indeks siin huvitaval kombel näitab väga tugevat positiivset trendi. Seda ma nüüd niimoodi põhjalikumalt ei ole uurinud, et kuidas ja mis see on. Aga põhimõtteliselt see peaks näitama seda läänevoolu lõunapoolsematel aladel, mitte seal keskmistel laiustel, vaid juba rohkem lõuna pool. Ja selle indeks korreleerida võib Eesti alal temperatuuriga positiivselt selles mõttes, et seda pigem kajastab mitte meie alal, mitte niivõrd lääne, kui just võib-olla edela ja lõunavoolu, et ka see on läinud tugevamaks aastaringselt. Aga rohkem siit midagi kus põhja panevad välja ei loe. See näoindeksi aegrida on siis selline, see on siis üks nendest indeksitest, kus siis esineb statistiliselt oluline tendents nii-öelda positiivses suunas. See tähendab, ja siin on siis tuli välja ka see hüppe või see režiimi nihe alates aastast, õigemini talvest 1988-89. Sellest ajast siis nagu toimus hüppe. Et enne seda see keskmine tase oli nagu negatiivsemal pool rohkem, neid negatiivsete hälvetega aastaid oli palju rohkem, mis siis enam-vähem langesid kokku tõesti nende külmade pakaseliste aastatega. Ja alates sellest perioodist, kui siis, eks me ise ka mäletame seda aega, 1988-89 talv ja järgnevad talved olid erakordselt soojad talved, kus lumikatted peaaegu ei tekkinudki meie maal üldse. Ja selle järel siis on need kõikumised toimunud juba nii-öelda rohkem positiivsemal poolel. Siia võiks ju tähelepanu juhtida selle kõigi aegade kõige suuremale negatiivsele näoindeksi väärtusele. See langeb siis aastasse või talve 2009-2010, mis meil ka kindlasti hästi meeles on, mis tõi endaga kaasa erakordselt tugevat külma, palju lund ja sellega kaasnevaid siis muid hädasid. Nii et üks niisugune trend ja režiimi nihe on siis, mis iseloomustab atmosfääri tsirkulatsiooni. Sellel tabelil on toodud nüüd siin ära üksikute näitajate, need käivad just nende eelkõige näoindeksite kohta, üksikute koode aasta ja aastaaegade kaupa režiimi nihked. Need plussiga on siis need, kus toimusid nihked ülesse ja miinussega nendel aastatel toimusid nihked allapoole, nii et on võimalik ka selline päris mitmel juhul, eriti just veebruarikuus näoindeksi puhul alates 1989 toimus
hüppe ülespoole ja alates 2004 toimus hüppe allapoole. Järgmine slaid vist seda ka näitab või siin samamoodi selle näitaja puhul. Mis siis on üline või kõige rohkem nagu torkab silma ikkagi see talve positiivne hüppe alates 1989 ja see on samamoodi siis talvest kõige selgemini väljendub see veebruarikuus. Ja mõne näitaja puhul ta on siis ka aasta keskmisest tuleb välja, aga nii et kui keegi midagi tahab niimoodi vahel öelda või küsida, et seda võib kõike teha, et ma ei taha siin nii-öelda pisulikku kõnet pidada, vaid võib-olla rohkem arutada või näidata, mis siin on. See on siis see veebruari näoindeks, mis on siis arvutatud Lissaboni ja Islandi õhurõhkude vahe järgi. See õhurõhkude vahe tegelikult näitab, või õhurõhu gradient näitabki selle õhuvoolu tugevust siin. Nii et siin oli siis tugev nii-öelda hüppe ülespoole alates 89 ja siis see test detekteeris hüppe alla alates 2004, kuid selle Rodionovi testi hinnangud aegrea lõpu juures on nagu suhteliselt ebakindlad. No sellele see viimane väärtus on siis siin 2015, aga me teame, et kaks veebruarikuud on siin veel järge tulnud, kus on täpselt samamoodi on see indeksi väärtus selgelt positiivsel poolel, nii et tegelikult kui see aeg nüüd pikemaks läheb, võib-olla see üks kaob siit ka ära. Niisugune see jutt siis käis selle atmosfääri tsirkulatsiooni näitajate aegridade analüüsi kohta. Läheme nüüd edasi temperatuuri juurde. See tabel võtab kõige üldisemal kujul kokku siis trendid ja režiiminihked temperatuuri puhul, kus juures sai siis moodustatud Eesti keskmine temperatuuri aegrida, nii et ma 12 jaama andmed panin kokku või keskmistasin. Ja siin see trendi väärtus, mis siin on, see on antud siis 10 aasta kohta. Nii et kui meil oli 65 aastat, siis peaksime neid numbreid 6,5-ga korrutama, siis me saame selle kogu muutuse selle 65 aasta jooksul, aga see on siis 10 aasta kohta, tavaliselt niimoodi antakse seda, et siis need trendiväärtused on võrreldavad, kui antud nii-öelda kindla ajaperioodi kohta. Ja siit me loeme nüüd välja seda näiteks, et aasta keskmine temperatuur ja kõikide aastaaegade keskmine temperatuur, mis on nii-öelda Eesti keskmisena saanud, see on statistiliselt olulisel määral tõusnud. Et see 0,33, see tähendab umbes seda, et 65 aastaga see on tõusnud umbes 2 kraadi. 2 kraadi soojemaks läinud, mis on tegelikult ikkagi üüratult suur soojenemine, et seda niisuguse lühikese perioodi kohta. Ja suhteliselt kõige suurem see soojenemine numbrilisel kujul on toimunud kevadel. Kevad antud juhul tähendab märtsi, aprilli ja mai keskmist temperatuuri. See on nagu kõige rohkem tõusnud. Ehk teisiti öeldes võib öelda, et kevad on oluliselt varasemaks nihkunud, kuna ta läheb varem soojemaks. Samuti minu telefon, mis vääritseb selle, siis talv on ka läinud rohkem soojemaks ja suvi ja sügis suhteliselt vähe. Üksikute kuude kaupa statistiliselt oluline soojenemine on märts, aprill, mai, juuli, august, september, november. Jaanuari ja veebruari soojenemine sellepärast